Peatükk 14. Risti ja Johannese surm. Sel ajal kuulis nelivürst Herodes Jeesusest räägitavat. Ja ta ütles oma teenijaile, see on Risti Johannes. Tema on surnust üles tõusnud ja sellepärast on imelised väed tegevad tema sees. Oli ju Herodes Johannese kinni võtnud, sidunud ja pannud ta vangi Herodiase, oma venna Filippuse naise pärast. Sest Johannes oli temale ütelnud, sul ei ole luba teda pidada. Ja Herodes oleks tahtnud Johannese tappa, aga kartis rahvast, sest nad pidasid teda prohvetiks. Aga kui Herodese sünnipäev tuli, tantsis Herodiase tütar nende keskel ja meeldis Herodesele. Sellepärast tõotas ta vandega temale anda, mida ta iganes peaks paluma. Siis ütles tütar oma ema õhutusel, anna mulle siia vaagnal Risti ja Johannese pea. Ja kuningas sai kurvaks, kuid vande ja lauas istujate pärast ta käskis temale selle anda. Ta läkitas siis ja laskis vangihoones Johannese pea otsast raiuda. Ja tema pea toodi vaagnal ning anti neitsile. Ja neitsi viis selle oma emale. Ja tema jüngrid tulid ning võtsid tema keha ja matsid ta maha ja tulid ning teatasid sellest Jeesusele. 5000 mehe söötmine. Kui Jeesus seda kuulis, läks ta sealt paadiga ära tühja paiki üksipäini. Ja kui rahvahulgad seda kuulsid, käisid nad linnadest jala tema järel. Ja maale astudes ta nägi palju rahvast. Ja ta lakkas nendest hale meel ja ta tegi terveks nende põdejad. Ent õhtu tulles astusid jüngrid tema juurde ning ütlesid, see on tühi paik ja aeg on juba möödas. Lase rahvas minna, et nad läheksid küladesse ja ostaksid enestele toidupoolist. Aga Jeesus ütles neile, nendel pole tarvis ära minna, andke teie neile süüa. Nemad ütlesid temale, meil ei ole siin rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Kuid tema ütles, tooge mulle need siia. Ja ta käskis rahvahulgad istuda murule, võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taeva poole ja õnnistas ning murdis ja andis leivad jüngrite kätte. Aga jüngrid andsid rahvale. Ja nad kõik sõid ja nende kõhud said täis. Ja nad korjasid kokku ülejäänud palukesi 12 korvitäit. Ent neid, kes oli söönud, oli ligi 5000 meest peale naiste ja laste. Jeesus kõnnib vee peal. Ja seda maid sundis Jeesus oma jüngreid astuma paati ja sõitma tema eele teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Kui ta siis rahva oli lasknud minema, läks ta ise üles mäele üksipäini palvetama. Ja õhtu tulles oli ta üksinda sealsamas. Aga paat oli juba palju vagusid maad kaldast eemal ja oli hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga kui 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivat, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga nähes tuult lõi ta kartma ja hakkas vajuma.
kisendas ning ütles: Issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas seda maid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle: sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja nad astusid paati ja tuul rauges. Siis paadis olijad tulid ja kummardasid teda ning ütlesid: tõesti, sa oled Jumala poeg. Jeesus teeb haigeid terveks Genesareti mail. Ja kui nad olid jõudnud teisele kaldale, tulid nad Genesareti maile. Ja kui selle koha mehed ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümberkaudsele maale. Ja tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuuepalistust. Ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks.